Tervist, minu nimi on Mikk Saar, minu kõrval on Rimi peakokk Temo. Ja miks me oleme siin? No neid põhjuseid on mitu. Üks näiteks võiks olla see, et oma kätte võidetud vaba ajaga olen ma kodus väga palju saanud ise süüa teha. Ja ütleme nii, et no näpud natuke villis ja ma tahaks oma elu natuke kergemaks teha. Ma saan aru, et siin on palju valmis toite. Et äkki sa räägid mulle nendest ja mis minu võimalused nagu on? Tervist, Mikk! Oleme siia valinud Rimi elumaitseb paremini brändi alt toodetavaid valmis toite. Meil on siin erinevad valikud täna. On põhitooteid, salateid, lisandeid ja äkki tutvustan mõnda. Meil on näiteks olemas suurepärane kanakotlett, pangafileed. Siis on erinevaid lisandeid, on olemas näiteks pilaf sealihaga. Siis on samamoodi ka salatite poole pealt, on täiesti lihavabasid, on näiteks Romano maapähklisalat, hästi kerge, hästi mõnus sükke süüa väikse õlikastmega. Või siis teiseks sükke, kui meeldib kooresem, on lihtne kartuli munasalat, milles ei ole nagu liha sees. On hästi toekas, aga väga maitsev. Ja samamoodi on ka meil olemas suurepärased määrded, maksapasteed, ise valmistatud hummus kikerennestest ja mõnus sükke tippimiseks küüslagu juustumääre, mida ka kõik teavad, et hea kuskilt krõpsu kõrvale võtta. No nii, Mikk, mis sa arvad, mis võiksid Tanele sobida? Millest võiksime talle teha näiteks üks 3-käigulise õhtusöögi? Ma arvan, et talle võiksid siit kõik asjad sobida, aga nüüd on vaja siit nagu mingi valik teha. Meil on siin pangafilee, mis on kala, mis meile sobib hästi kodus kogu see aeg. Okay. Kala me sööme hea meelega. Kana sööme ka, tahaks öelda, et me kana sööme vähem. Nii et ma arvan, et me võiksime selle filee peale minna. Okei, paneme selle kõrvale. Ja nüüd on hea küsimus, mis sinna kõrvale võib panna. Jaa, mina arvan, et äkki sobiks toordatud kikerenne pata. Mina juba kokaga vaidlema ei hakka. Ma arvan, ma panustaks selle peale, et see võiks olla päris hea kombo. Teeme ka mingi salati valiku, et nendest kolmest näiteks Romano maapähkli, mis on hästi kerge roheline või peedi küüslaugu, sobib väga hästi prae kõrvale ja samamoodi ka hästi porgandisalat. Ma arvan, et siit ei ole pikka midagi väga mõelda, sest et mida värskem, seda rohkem prouale istub. Aga okei, teeme siis ka mingi eelroavaliku näiteks. Siit mingitest erinevatest salatidest, mis on laua peal, lihtne kartuli munasalat, mis on majoneesi põhjale tehtud jälle. Siis samamoodi ka kasukas, mis on siin läbi segamata. Kasukas on nüüd siis Tanja selline lapsepõlveroog. Et sellega võib nüüd kahte pidi minna. Et kui vanaemad on seda kunagi väga hästi teinud, siis sellega võib olla keeruline. Okei, siis on meil ka teisi selliseid häid salatid, millega peale võib-olla mängida. On quinoa kanalihasalat. Siuke trenditoode, siuke väga huvitav ja mõnus. Samamoodi ka täistera pastasalat, see on jälle lihavaba. Siin sees on nagu juust ainult. Ja samamoodi ka siis klassikaline Caesar-salat kanaga, mida nagu kõik teavad ja söövad. Mina arvan, et me läheme sinna selle pastarada. Okei. Sellepärast, et pasta ja Itaalia ja kõik siukene värk sobib prouale hästi. Ja magustitest siis on meil šokolaadi vaarikavaht, siis on meekoogi magusteid. Ja siin on ainult hapukoor ja meekoogi puru, et ka rohkem midagi ei ole. Ja sõrnikud, klassikaline. Ma tahaks öelda see meekook. Aga ka see on väga hea valik, ma arvan. Jaa, kindlasti. Enne veel, kui hakkame taldrikul toitu panema, küsime ka Tanja käest, mis võiks sobida Mikule. Tere, Tanja! Tere! Ma äkki tutvustan sulle nipet-näpet, mis meil siin on ja siis äkki teeks mingi valiku. Teeme nii. Jaa, oleme siis valinud see välja täna kodused kotletid, lintsumi kotlett, ehk siis kodune kotlett nii-öelda peediga, paneeritud seavälisfilee. Siis on meil makaroni takklihaga. See on pigem võib-olla niisugune, mida võiks koduselt lastele teha. Ja salatitest on meil siis erinevaid. On olemas majoneesi põhjal ja on olemas ka nii-öelda ülibaasi tehtud. On porgandi ananassisalat, hästi tavaline lihtne kurgi kapsasalat, ka samamoodi niisugune kooliklassika, ütleme enam-vähem, et siis on majoneesi rosolje, siin oasingisalat, kana karrisalat. Ja siis metsaseenesalat, jah? Jah, metsaseenesalat on ka igal. Pigem kui valida, et tal väga meeldivad ka kodused kotletid ja tegelikult hakklihakaste on ka üks tema lemmikutest ja tal väga meeldivad makaroni hakklihaga, sest et see on tema firma roog. Pasta a la Mikk, ehk siis ülekõrvetatud makaronid ja ülekõrvetatud hakkliha. Ehk siis tegelikult ma näen praegu kahte varianti, mis talle sobiks. Et kindlasti ta on kartulimees. Okei, võtame siis kartulisid. Et teeme niimoodi, et oleme natukene peenemad kui hakklihakaste, nii et võtame siis paneeritud seafileed. Tegelikult see kartulilihasalat tal ka sobiks, aga sellega on üks
murepunkt, et tema on üles kasvanud siis tema ema tehtud kartulisalati peal ja kõik teised salatid, kaasa arvatud minu tehtud kartulisalat, eriti sinna lähedale, et ma igaks juhuks ei läheks selle kartulilihasalati teed pidi. No vot on huvitav ja, aga võtame niimoodi, sest tegelikult see metsaseene salat nagu eelroa mõõtu välja ei anna otseselt, et lisame siis pearoale siis metsaseene salatit. Kas täidetud munad on küslauguga? Ei, siin on munavõia lihtsalt. Siis ma arvan, see oleks midagi, mis tal võiks paar tükki minna küll. Aga see võiks sobida siis äkki need täies munad kuidagi kombineeritult siia oasingisalati juurde? Ja vot ma just mõtlesin, et pigem läheme sinna poole. Juustu küslaugu määre läheb kindlasti mulle. Okei, paneme kõrvale. Ja ma näen juba, kas meil piima on ka, sest et tema mannavahtu mees. Et kui sa teed kodus on piima, toores kartuleid, leiba, siis on doktori vorsti ja siis mannavaht võiks ka olla. Aga siis ei ole midagi muud kui tehtud, hakkame siis läheme serveerima. Ja palun. Aitäh. Ja saigi laud teie valikutes kaetud. Head nautimist. Aitäh. Suur tänu. Ma tahtsin proovida seda maksapasteeti. Sa tead, et mul väga maitseb maksapasteeti. Proovin ka maksapasteeti ära siis. Oi, see on väga. On praegu juustu, seal on pasta. Õhuline. Võine. Maitseb väga hästi. Porgand. Kuidas sinu praad? Väga hea. Nii. Sealihaga ei saa kunagi mööda panna. Kui on hästi tehtud. Eks ole. Väike kartul keskmisele Eesti mehele sobib alati. Ei, see on kõik väga maitsev. See on nagu ise oleks teinud. Siin vist ei ole väga palju vaja mõelda, kellele see on. See vastab tõele. Ma tunnen sind või ma tunnen sind, eks ole. Jah, päris mõnus. See on sul lapsepõlvesöök, jah? Jah. Kummaga siis, kas moosiga või? No mõlemaga, aga rohkem hapukoorega. Nonii, kuidas on siis teineteise valikud maitsenud, meeldinud? Väga meeldinud. Mulle meeldisid nii enda valikud kui tema valikud, sest ma jõudsin kõike proovida, mis siin laua peal on, välja arvatud mannavaht. Suurepärane. Ja Mikk? Sõrnikud. Jaa, võtta see võib seepärast, et ma olen seda kõige vähem tegelikult söönud. Võib-olla sellepärast ka, et ma olen neid küll söönud oma elus nagu vähe. Mulle tegelikult maitses kõik, mis on laua peal, aga eriti näiteks maksapasteet. Ja siis näiteks, mis mind üllatas, on tatra, kikerne pada, päiksekuivad tomatid on just seemned, et väga-väga hästi tehtud. Loomulikult salat on väga värske, mis on mõnus, head sõrnikud ja mis ka väga maitses on metsaseene salat, mis on mikutaldriku peal. Kõiki neid toite saab tellida endale koju Rimi e-poest või käia koha pealt ise ostmas. Minu poolt head nautimist teile veel. Aitäh!